inimesed tõstavad siit kokku need portsjonid, mida kohtunikud saavad maitsta. Kes sellest toidust nüüd siin hoo pealt pilti teha ei jõua, siis järgmise nädala algusest on võimalik näha väga kvaliteetseid pilte ka internetis. Eesti Peakokkade Ühenduse kodulehe või Facebooki kaudu leiate üles selle koha, kuhu meie fotograaf Lauri Laan need üles laeb. Korralikud profi tasemel fotod lähevad sinna üles, nii et ärge heitke meelt, kui te siit Yes, we like the dance. Stop. Hands up. Aitäh Ott Uudele restoranist Viigand. Peakokkade Ühenduse usinad abilised kannavad kandiku kohtunike eest läbi. Ja seejärel juba serveerivad kohtunikele kõik need portsjonid maitsmiseks. Nagu ma enne ka juba olen öelnud, siis need, kes jooksu pealt ei jõua saada korralikku pilti sellest Vaagnast, ärge heitke meelt, järgmise nädala alguseks on need pilt. Kandik on valmis, teeb kohustusliku tiiru kohtunike eest ja jõuab siia pildistamislauale. Ja seejärel väljub boksist ka võistlejad aidata Eesti Peakokkade Ühenduse abilistel serveerida sealt just selliseid portsjoneid, nagu ta seda oma vaimusilmas ette on näinud. Kõik aitäh! Hilinemisega, aga mõõdukas hilinemine ei pruugi veel tähendada, et sellel võistlusel täna peaks minema halvasti. Kui kõik seal kandikul on täpselt nii, nagu peab, siis minut või kaks üle aja seda tulemust veel ei pruugi kõigutada. Nii kaua kuni Jevgeni kandik seal tiirleb ja mees valmistab ise oma toite serveerima. On võistlusesse alles jäänud veel üks võistleja. Kogu pinge on nüüd Ailen Ojamaa peal restoranist Mimosa.
kõik teised võistlejad on lõpetanud, siis kogu publiku järab oma tähelepanu siia. Aga Ailenit see kõik ei sega, tema teeb oma tööd, on ta keskendunud sellele, mis on tema eest taldrikutel. Kui maitsekohtunikud saavad siin toite proovida, siis ülejäänud meeskond peab siin taga kurvalt seda kõike jälgima. Aga nüüd on viimased sekundid selle aasta Koka võistluses. Ailen väga rahulikul ilmel oma toitu seal kohendab. Aitäh Ailen Ojamaa restoranist Mimosa. Tundub, et seda lõppu oli ta kõvasti harjutanud, sest täpselt muusikataktis viimase taktiga tõusid käed. Ajaliselt perfektne sooritus. Visuaalselt samamoodi väga korralik vaagen. Aga ei meeskonna, ei pealtvaatajate arvamus ei loe siin mitte midagi. See, kuidas see kõik seal vaagnal tegelikult on, selle hinnangu annavad kokku siis 8 kohtunikku. 6 nendest on need, kes istuvad seal ekraani ees ja seda toitu vaatavad ja maitsevad. Ja 2 olid siis need, kes jälgisid tööd boksides. Sellega on aasta Koka võistlus tänaseks läbi. Nagu eelnevalt öeldud, siis auhinna tseremooniatega võitja väljakuulutamist siin ei toimi. Võitja selgub ilmselt küll juba lähima tunni aja jooksul, aga see nimi öeldakse välja alles õhtu toimuval auhinnagaalal, mis toimub Fork Restos. Algab see kell 7 ja ma arvan, et napilt enne 9 jõuame sinnamaani, et ütleme kõva häälega välja ka selle aasta Koka. Aga praegu siis kõik boksides olnud abilised, kes võib-olla on juba lõpetanud ja boksi puhtaks saanud, ärge minge veel ära. Ühte teist tahaksime oma poolt natukene premeerida.
Saad nobedam. Saad nobedam. Kui sa ühe said? Nii, kuni kohtunikud veel viimast oitsu maitsevad, anname siis ära ainsa auhinna, mis me täna siinkohal välja anname.